Eesti inimeste siis ülekaalulisus on kindlasti probleem, sest tugineme Tervise Arengu Instituudi andmetele, et minu teada iga enam-vähem juba 3. noor on ülekaaluline ja iga 4. võiks öelda juba rasvunud, nii et need on täna nagu faktid ja ega 1975. aastast saadik on ülekaaluliste inimeste hulk maailmas 4-kordistunud. See näitab see laiema pildi ja kui me küsime, kas eestlased on nüüd paremas seisus, võib-olla paremad kui Ameerikas, aga me saame ka siin aru, et tehnoloogia areng, mugavus pluss nii-öelda siis sinna kõrvale ka ütleme siis toiduküllus on need asjad, mis nagu täna on näha, et vähemaks ei jää, nii et kindlasti see on probleem ja sellega tuleb tegeleda igapäevaselt, et saada siis nii-öelda seda asi kontrolli all. No ma usun, et aitavad, sest kuigi ka jõusaali, ütleme siis treening teenusena ei ole täna kindlasti kõige kallim harrastatav nii-öelda teenus, mida pakutakse, siis väljas õues vabalt kasutatav, nüüd ei saa ju siia taha pugeda, et aga mul ei ole võimalust, täna ju need odavamad jõusaali kuukaardid jäävad sinna kuskil 16-19 eurot kuus. Siis kui mõni inimene ütleb, et tal seda raha ei ole, siis ma ütlen täna, aga milline see vabandus on, ainus asi saab olla kehva ilm. Kahjuks on ka täna see suvi vähemalt pakkunud imelist ilma, nii et ainus takistus, mis meie kliimas eriti sügisel on ilm, et ega väljas välijõusaali on kindlasti ikkagi, ta jääb natuke ilmast sõltuma, aga praegune suvi on tõestanud, et väljas on imelised treeningtingimused tegelikult. Kasutasin alles mõned päevad tagasi, ma tulin Käärikult laagris ja tegelikult Käärikul on veel 2 korda rohkem neid samu Omnitsimi seadmeid kui siin on, nii et kasutasin, tegime rühmatrenni, oma treeningpundiga 12 inimest oli rühmas ja väga edukalt ja väga hästi sai nende peal treenida, mitte ainult treenita, vaid ma tegin ise ka treenid kaasa, nii et selle unikaalse lahenduse pluss on see, et ta võimaldab lisada koormust väga lihtsa meetodiga, ma pärast siin näitan ka, aga ta võimaldab nõrgal kasutajal teda kasutada, sest meil oli kõige nooremad olid ka seal sellised 13-14, kes trenni tegid ja nad jaksasid nende asjadega kenasti nagu teha. Ja samal ajal oli sees võistlevaid sportlasi, kelle sooritusvõime on suurem, nemad saavad kaalupakki väga lihtsalt lisada. Nii et tegelikult pluss eelkõige ongi see, et raskus on reguleeritav. Et iga treenija saab valida endale sobiliku raskuse ja kasutada täpselt sellist vastupanu, milleks ta suuteline on. Nii et, ühe lausega on keeruline, aga ütleme nii, et ma võtaks 2 lausega. Siin on paar olulist põhjust. Punkt 1, jõutreening on iga spordiala siis ütleme baas. Pole võimalik ükskõik milli spordiala siis sooritada hästi sealjuures jõuharjutusi aeg-ajalt tegemast. Ja teine pool, mis nüüd easusest iseäralikus on see, et alates 40. eluaastast hakkame me intensiivselt kaotama lihaseid. Mis tähendab see, et kui me tahame ka takistada vananemist ja seda, et meie ütleme, jõud ei väheneks ja meie liikumis ütleme, siis võimalus ei väheneks, siis jõutreening on üks väheseid asju, mis aitab seda takistada. Nii et ma arvan, et on 2 väga piisavalt head põhjust, miks iga inimene võiks sellega tegeleda. Aga positiivse poole pealt kutsun kõiki proovima siia samma Mahtra 16 ette neid trenasööre, neid on Tallinna linna õige peaga juurde tulemas ja tulge ja veenduge, et väga head trenasöörid ja trenni siin saab teha, nii et ootame trenni. Täna oleme avanud siin samas Mahtra rohealal Lasnamäe esimese sellise professionaalse jõulinnaku, kus saab teha kogu kehale trenni, vahetades trenasööridel kaalu. Viimasel ajal on just populaarsust kogumas sellised välitrenasöörid, mis on väga sarnased sellega, mida saavad meile pakkuda professionaalsed jõusaali seadmed. Ja koos Ott Kivikasega on selline esimene väljak Lasnamäel siin samas Mahtras avatud. Loodame, et kohalikud võtavad seda hästi vastu. Siin saavad treenida nii lapsed, noored, keskealised kui ka vanemad inimesed, nii profisportlased kui ka need, kes ei ole võib-olla nii suured spordisõbrad. Igatahes loodame, et see paneb meie inimesi rohkem liikuma ja kindlasti ei jää selline välitrenasööride ala Lasnamäel viimaseks.